Tantsupõrandalt ei maksa üldse lahkuda. See, et te siin tantsupõrandal olete, on ära ütlemata soe tunne. Sest et lõõtsa muusika on tantsumuusika ja tantsijad annavad pillimängijale väga palju juurde. Ma arvan, et kõik pillimehed, kes täna siin lava pealt läbi on käinud, tunnevad ja kinnitavad seda. Järgmine lõõtsamees on juba minu kõrval laval valmis, võtab asendi sisse, löögi valmis, kui nii võib öelda. Daamid ja härrad, teie ees Kalle Pentel. Ning järgmisena tasub enda sõrmed juba sooja panna Epp Välbal. Palun, Kalle. Ma kohe ei laula, alles pärast. Mina tulen Rakverest, aga mu ema oli pärit siit samast kõrvalt Säkna külast Toodetalust. Esimene lugu on Emajõe jutustus, mille õppisin Martin Mülleri käest. Kuna kõik olid enne siin nii head mängijad, siis ma ei tea, mul on küll sabin sees. Tore, et mõned fännid on ka kohal. Meie teiseks külaliseks on Kalle Pentel. Kalle, hetk tagasi astusid just lavalt maha. Mis emotsioonid sind nüüd valdavad? Noh, ma ütleks kõigepealt seda, et Põlva kultuurikeskuses võistluslugusi mängida oli tunduvalt lihtsam. Seal olid sümpaatsed ja julgustavad televisioonimehed. Täna oli ikkagi vastutus poole suurem. Saal oli rahvast täis ja kõik, kes enne mind mängisid, olid väga head. Ja ei olnud kerge minna ja tuli sükast pabistamist ikka sisse ja pill vedas ka alt niiskuse või millegi pärast paar korda jäi üks nupp kinni ja rikkus nagu mängu ära ja viimane lugu jäi selle tõttu üldse pooleli, millest on tegelikult kahju. Aga kas võib arvata, et lõõtspill on nii-öelda andestav pill, et kui midagi valesti läheb, saab üpris lihtsalt andeks? No see on küll ilusti öeldud, sellepärast, et nii palju, kui mina olen selle lõõtsarahvaga nüüd suhelnud, vähe üle 5 aasta, kui ma olen selles kambas olnud, kõiki koheldakse väga võrdselt ja hästi, et ole sa lõõtsakuningas või ole sa algaja nurgatagune mängija, kõik on nagu omad. Ja muidugi see tänu Einole, see suur ühismängimise rõõm ja kõik need asjad, mis sinna juurde käivad, see on ikka uskumatu. Mainisite, et 5 aastat olete olnud nii-öelda lõõtsapundis kambas, aga kas lõõtspilli ennast mängite juba kauem? Ei, kahjuks mitte. Ma lapsepõlves olen natuke akordionit mänginud ja ise õppinud kitarri mängima natuke ja laulnud ja sealt ma need õuetutvused ja asjad olen kõik saanud. Aga minu vanaonust jäi
Petrogradi liblikpill alles. Kui ta suri, siis pojad kinkisid see mulle, aga ta on nii kehvas seisus ja temaga ma mängimas õppida ei suutnud. Ma loodan, et see pill ärkab veel kord elule, sest et Leho Laaser on noor ja tubli mees, kes on neid pille taastanud ja ma loodan, et ta teeb ka selle pilli mõne aasta jooksul korda. Mainisite siin EÜE-d ja esitasite ka Eue valsi. Võib-olla natukene kergitate saladuse loori, kas see laul on, kas see valss on teie jaoks kuidagi eriline? See teeb ärdaks. Ma arvan, et see lugu on kõigile, kes on Euega seotud olnud, on üks erilisimaid lugusid. Ta on pärit lõunaregioonist, ta on sündinud küll kevad-talvel kuskil Toompeal mingis tagaruumis. Ma käisin enne selle loo esitamise otsust kohtumas ka oma vana hea sõbra Heiti Voolaiuga ja küsisin, et kuidas tal oleks tunne, kui ma Lõõtsaga selle loo rahva ette toon. Et talle väga meeldis. Ja see lugu tuli esmaettekandele Intsikurmus Euel suure kokkutulekul 1981. Viis ja sõnad Heiti Voolaid. Külma kuud talv meil tõudis, kangunud jäämeltesse tõi. Haigeks jäi aeg, palavik tõusis, siiski ka siin teiseks kõik sai. Talvesse jäidki need külmunud mured, talvesse jäid need ja liiglumised teed. Kaua sind ootasin, nüüd su juurde tulen, sõbraks mul said sa mu vana ja öö. Tantsutunde ja tuleb veel vana mäng üheks meid seob. Leitud on koos suvine ime, hülgan teid nüüd maskides näo. Talvesse jäidki need külmunud mured, talvesse jäid need ja liiglumised teed, lumised teed. Kaua sind ootasin, nüüd su juurde tulen, sõbraks mul said sa mu vana ja öö. Talvesse jäidki need külmunud mured, talvesse jäid need ja liiglumised teed. Kaua sind ootasin, nüüd su juurde tulen, sõbraks mul said sa mu vana ja öö. Sõbraks mul said sa mu vana ja öö.
Tänan.